tervist kutid, võib-olla kes teavad, põhimõtteliselt Deniss ja Mikkel tulevad täna jala Tartust Väike-Maarjasse. Selle kaardi saatsid mulle? Saadan jah. Mina, Deniss Seinola, Mikkel Kiisel, kaks idiooti kõnnime praeguseks Jõgevale, siis vaatab kas bussiga või jalgsiga Väike-Maarjasse. Mis sul kotis kaasas on, härra Mikkel? Kõik vajalik, söögid, joogid, narko, varko, kõik head, kraame siis, kõik mis vajalik. Ja, põhimõtteliselt, et üle elada kõik selle jalutuskäigu Jumala abiga. Näeme mõne aja pärast, kui jääme ellu. Aga nad vist tegid väikse nõksu, mul pole õrna aimugi, nemad enam telefonile vasta. Meile kokkulepe, et nad on kell 8 kuradi kohal Väike-Maarjas. Mina ei tea, kus kohas nad kohal on, mõtlesin, mina olen Krossi poodi. Pole õrna aimugi, kus nemad võiks olla. See kuradi lähtepaus sai tehtud. Härra Mikkel siin moonib oma hotdogi peale. Ja Olereks andis meile mitu, 3 tasuta viinerit või? Norm. Ja nüüd järgmine paus on Jõgeval. Neil on koordinaadid ka, kus mu suvil on. Nii et võib-olla näeme meid seal. Et nende teekond mõnust lõpetada, siis me teeme väikse grilli, väikse chilli. Ega midagi, põhimõtteliselt selles suhtes kell on 19.23. Ma pean 7 minuti pärast liikuma hakkama, see tähendab seda, et siis ma jõuan kell 8 siis Väike-Maarjasse. Mul on auto juba luuti täis, kuna nemad tulevad nüüd autoga tulevad Rakverre, sest Väike-Maarjas oli sittagi teha, siis selle Audiga Mark 1 muidu, follow'ga Instagramis Bendiislikas, et sellega ei ole meil mitte midagi teha. Ja seega ma laenan oma vanaema autot ja see on ikka noorem piitsutis trast. Ja nagu te näete, siis meil on pagasnik täis head paremat, mootorsaanak, kütus, mootorsaatarvikud, grillsüsi ja liha nostame Väike-Maarjast. Aga väga midagi, asume teele. Kui muusika mängib ja tulevis salas on aed. Lähen koos teistega lahkudes kodust, tundub on viimane aeg. Klaasid on miljonid, süünatud sigarid, astudes autodest maa. Kell on 19.54, mis tähendab seda, et varsti jõuame kohale. Aga teeme siis nagu selles suhtes ka, räägime ära. Et Deniss hakkas jällegi snappe saatma, hakkas aktiivselt tegutsema ja nad on praegu Väike-Maarja bussijaamas siis ootamas, sest nagu näete, siis sajab mingit fantastilist kevadvihma, õues on 7 kraadi sooja. Nii et ma kujutan ette, et neil võib päris mõnus olla, aga ma räägin sellest kokkuleppest ka, mis meil siis nendega oli natuke. Nimelt siis oli kokkulepe meil selline. Poisid tulevad Tartust Väike-Maarjasse jala. Ja miks siuke kokkulepe oli, see on nüüd siuke väga huvitav küsimus, sest ma tegin nalja. Jah, nii ongi, ma tegin nalja. Põhimõtteliselt Deniss kõndis üks päev puhtalt igavuse pärast Kambiasse Tartust siis. Ja ma tegin nagu nalja, et tule kõnni vahel Rakverre, sest mina olen vahel Rakveres, eks ole. Aga Deniss on siuke krööt, et vend võttis seda fakti pähe
ja haaras Mikkeli kaasa ja hakkas satsi kokku ajama, kes siia kohale tuleb. Lõpuks ainult Mikkel ja Deniss tulidki. Alguses pidi 4 venda tulema kohale, actually jõudis 2 ja need ei täitnud ka omal lubadust. Ja nimelt lubasid nad terve tee jala kõndida ja mille vastu mina lubasin teha neile välja bussipiletid Tartusse tagasi. Sest no oleme ausad, sa teed siuksed teekonna ära 100 000 pluss sammu. See on kõige vähem, mis ma saan vastata nagu. Jah. Aga kuna mänsid tulid Jõgevast bussiga siia, siis on kööga. Sest kui nemad ei teeda oma lubadusi, siis ei teeda mina ka. Nagu, nad täitsid poolenisti lubadus ära. Mina teedan ka poolenisti lubadus ära. Kõige pullim oleks veel see, kui ma teeksin ainult ühe venna bussipileti välja. See oleks nagu parim ja see üks vend ei oleks Deniss. Spoiler alert, see üks vend oli Deniss. Nagu trust. Sest jah. Aga see on sidequesterid. Seda me actually teemegi. Tekitamegi kuradi lambiseid sidequeste juurde endale. Ja nii ongi. Nii ongi. Ja ei ole mitte mingit probleemi ka selles. Et vähemalt saame mingit contenti teha. Poisid tulid minu kanti, minu huudi. Siis on nagu klatt. Et jah. Aga praegu vaatan. Väike-Maarja paistabki. No ja siis tõmbasin need krossi eest, tõmbasin autosse, käisime asju poest head paremat ära, eks ole, ja siis tõmbasime suvilasse Fiestaga. Panime grilli kokku, jagasime tööülesanded ära, Mikkel pidi siis lõket valvama, Deniss pidi süüa tegema ja mina vastutasin siis transpordi ja muu üldkorralduse eest, eks ole. Siit maalt võttis aga põhilise filmimise üle Deniss ning fotosid jäädvustas Mikkel, et nautige. Igatahes oleme Väike-Maarjas Rassu pinnal ja Rassu hinda oma pinda. Mis asja? Hinda oma pinda suvilat. 10-10. Räigelt. Auto, Mustang. Jaa, Mustang. Siin veits põleb. Siin on tuleboss, Piroman. Fireboss. Jah, Piroman. Kas me ära seda põleva panna, selle ma teen istumise. Jaa. Ma ei tea, see nägi väga ahmatu välja. Mis sa mugid seal? Sipsi nagu või? Mugi grill käib ja olla. Deniss saab väike pussi. Deniss tuli Lääne-Virumaale sipsi sööma, ma olen paks reisk. Tule, sa lõkki ka tegema. Täiega, Deniss tuleb täiega lõkki praegu. No nahku, seal pole millegi. Täiega lõkk käib praegu. Millegi peal käi teha. lõkk käib praegu täiega. Ma võin grilli kokku sulle ära millise. Jaa, küll ma teen. Mikkel teeb seda lõket, mina vastutan suvilaga, autoga, grilliga, no kõigega, eks ole. Ja siis nemad siin rendivad nagu veits. Jaa. Pane veel üks. No pane otsa ette ka, eks. Täitsa puts, meil lõke käib. Lõke käib, tere, see ka käib ja täitsa vutsud. Oi, kuidas käib. Tere, see on mingi hea telefon, ära plakse. Ma tegin ära. See või? Vaata, ma lägen. Ei no pohhui, sobib ka see. See film mul 1.44 pees, ma ei tea, ilma näidata. Ta filmib või? Jaa. Siukse contenti panedki, tere, see ongi 90. Heli ka või? Heli jaa, ikka. Kus sa paneb veel? Ilge crunchilt ja kõike. Sul on kõige kaunim. Tere, mul on... Türa, me pimedad, mul peal. Türa puts, mul tulid meelde, ma fucking see. Täitsa läbi. Saame kõike näha ja zoom ka nagu. Vaata flex, tere mul zoomib sellega nagu. Ma räägin nagu. Käib papu nagu. Oh, aitama. Jaa, seda on nagu. Grill ka läheb ja oi võtsid enne laiemaks, ma ei näe. Oi kui kurat. Oo, lendab mida, oi putse. Ta läks lendama, mis mõttes ma tegin? Jaa. Ta mis ma tegema, puhusin. Palusin ilusti õhku läinud. Ta tuli saa ja vank. Ta ma nägin sitta, kes mul läheb ekraanile. Oota, kuidas minu kaamera? Plasti. Filmid, jah. Kui chill on ju. Oi, piljääd. Tule ära silma vaata mulle. Silma vaata. Seejärel kirjutas mulle Sulane, kes siis tuli Ulja ekipaasiga ka suvilasse kohale.
et nad tõid seal muud alkot värki, süüa värki, eks ole, päris hea oli olla. Siis sai Festale aku tüüaks, eks ole. Siis hakkasime Festale korvpallirühma otsima, aga lõpuks sai Festa ikkagi ise käima. Siin ajal Mikkel ikkagi normilt pildistas kõike, eks ole, ja edustas. Siis hakkasime tagasi Rakverre sõitma. No nii, kutid, me oleme praegu teel Väike-Maarjast Rakvere poole. Mul on siin kõrval Mikkel Kiisel, turbodiisel ning Deniss Penis, very Matrix. Ja kuhu me sõidame? Ventab pilti. Mina olen Kaine, kõik teised on täis. Jah, me oleme minu vanaema Fordiga. Siis jah, davai sauv, et tulge, ma ei tea, Rakverre värke. Täitsa putsis, mida sa pildistad? Sul on igal juhul valgus. Ma ei näe teed, kui sa valguse paned praegu. Sa pead pointu, aga praegu suht sirge ju. Vaadake trikki, kutid. Teen mööda sõitu praegu, jah. Liis hoiata, kui sa teelt välja sõidad, siis ma tean davai. Uus kell ka, Maria, sulle. Sinu jaoks ostsin. Täitsa niimoodi kohe. Kasi ju. See on fake asi. See on 2 eurist ostsin. See on fake, jah. Siin ei ole kasi, sitti kõik muu sama. Tere vahet on, jah. Suht äge, jah. Jaa, täna. Veekindel väidetavat, aga ma ei usu. Vendlad ei suutu praegu. Vaata või saa. Põhimõtteliselt point on nüüd selline, et poisid lähevad proovivad, kas nad saavad sisse siuksesse kohta nagu Virma pubi. Mina jäin aga neid siia ootama, sest mina tean, et Mikkel ei saa sinna sisse, sest temalt tahetakse dokumenti. Oi, aga Deniss saab sisse, aga Deniss on nii uhke vend, et ta lubas, et tema ei lähe, kui Mikkel ei lähe. Aga me veel vaatame. Ma nagu mingil määral tahan, et nagu nad saaksid, siis ma saan neist lahti. Aga nagu, samas nagu ei taha, siis mul on igav. Aga nagu mõtle, äkki nad nagu saavad ja siis on nagu igav vaata. Äge kell, on ju. Silveri värki nagu. Vau. No nii, vaatame nüüd, kas poisid tulevad või ei tule. Maru kaua läheb nagu. Tere Mikkel, nii pull vend ka talt küsitakse, et dokki on, vaid ütleb jaa. Ja siis annabki oma selle alaealise dokki. Pigem võiks öelda, et mingi nagu, et ma olen nagu täisealine vaata. Kutid. Oi. Mikkel just kirjutas, et nad said sisse. Mis tähendab seda, et meie saame koju minna. Ja see, et Deniss ütleb praegu, et ta ei ole täis, see on täielik alatu laim. Mul on isegi Mikkeli on raudselt pilt, kuidas ta joob. Ja okei, ma praegu loen, mis nad siin kirjutavad. See on päris huvitav vestlus, ma vaatan. Aga põhimõtteliselt lugu siuke, et mina on vanema Festaga. Sellega naisi ei saa, Lääne-Viru huuse ei saa. Tegelikult sellega see üldse huus on. Tegelikult ma näitan teile, milline see auto on. Te tahate näha ikka. Oi, vaatake seda. Oi, pruuni värvi ka veel. No tegelikult olge, nagu sooviksin naispere arvamust sooviks nagu, et kui te saaksite nagu valida, kumba autosse nagu tulla, kui mina sõidan, kumma te valiksite? Nagu kumba? Nagu see ei ole küsimus, et kas ma valiksin pigem nagu, kas ma pigem oksendaksin ööl läbi või magaksin sooja padjaga. See on pigem küsimus, et kas ma pigem nagu sõidaksin siukse uhke ja kiire ja ägeda autoga või pigem aeglase ja mugava autoga. Nii et vaata teada, see on väga side ja vaata selle, mis kohendab midagi sõita. Eks ole, oled täitsa ja Deniss ja Mikkel pange täiega ja tervituse remessid ja viimasest on muud õsime ja pealisi oli täitsa ja toob. Seejärel poisid tulid varsti olekast ära, sest alkohol oli väga kallis seal. Siis need virmalised kõndasid Rakveres ringi, eks ole, veits aega. Mina olin samal ajal Huljal garaažis, pärast tõin Olerexi sõpradega, eks ole, siis Rakvere sõpradega või Hulja sõpradega, kes siis ostsid endale pelmeeni. Samal ajal olekas siis istusid Deniss ja Mikkel, see oli nüüd teises Olerexis, mitte seal samas. See oli kesklinna oma. Sealt nad visati aga välja suht ruttu
mille peale siis seda kuuldes ma tulin ülikiiresti Rakverre tagasi, aga kuna ma olin just kainekat sõitmas, siis mul olid ka 2 naist taga istmel, keda Mikkel väga kartis, nagu siin kirjas on. Seetõttu ei tulnud ta ka minu juurde, et oma muresid kurta, vaid helistas mingi 1000 kilomeetri kaugusel olevale Mariale, kes mulle selle peale helistas ja ütles 50 erinevas keeles, kui halb inimene ma olen, eks ole. Siis ma läksin Andriga kuradi Rakvere tagasi, vaata. Rääkisime juttu nendega veits, eks ole, ja siis siin hakkas niimoodi pihta, et olge nüüd valmis, kurat, ma olen ette kõik. Põmst, mina olen Kadrinas hetkel ja sõidutan ühte sõpra, kes tahab pealt koju saada. Sama pidu, kus need eelnevad naised olid, aga tahavad koju saada, eks ole. Sellel samalt vennalt ma sain ka Kossu palli, et me tahtsime Rakvere tulla Kossu mängima. Ja siis helistab mulle Maria, kes lihtsalt panebki puid alla, eks ju. Nagu te näete siin, siis siin on räägilt videokõnesid tehtud. Siis me leppisime kokku, et ma lähen Rakverre ja võtan poisid peale, sest Maria ähvardas, et ma kaotan ta respekti ära muidu, eks ju, mis oleks nagu räige kaotus selles suhtes. Et jah, aga no nii, saatsin siis suurde gruppi poistest pildi, kus ma nad peale korjasin, ütlesin, vaata kui tubli ma olen, sest see vend juba niimoodi heitis mind tolleks hetkeks. Siis ütlesin ka, et omast vabast tahtest võtsin. Andri ütles, et terve võta, aga mul ikka süda hakkas valutama. No see oli puhtalt sellepärast, et Andrit ei tuntud. Ja siis Maria kirjutab, tere Rasmus, kui Deniss ja Mikkel su sõbrad ei oleks, siis mõtle, milline su elu oleks. Selle peale tegin veits pulli, vastasin, et ma oleks vastutuste vaba, kui nad mu sõbrad ei oleks. Ja siis see vend läks ikka normilt ketta. Tahtis, et Deniss ja Mikkel mulle molli annaks, sest ma korjasin nad auto peale. Siis ma küsisin, mis ma talle tegin, sest genuinely ma ei teadnud, mida ma teinud olin. Mikkel ajas talle täiesti kelbast ja siis vend hakkas tulistama. Jätsid mulle väga kallid sõbrad külma rõvedasse Rakvere öösel, mis on täielik laim, sest Rakvere on väga ilus koht. Vaene Mikkel, vaata kutile otsa korraks, sügavalt silmadesse, mida ma ka siis seetõttu tegin. Kui olin ülemuse käsu ära täitnud, küsisin, mis edasi. Poisil tuli täitsa ära. Vastasin, et ta teeskleb, et vend sai tasuta alkot minu kaudu ehk Viru tõi talle alkot ja poiss on lihtsalt Eestimaad avastamas ja ta on lihtsalt, kell on 4 öösel, ta on väsinud. Kas te olete nõus selle väitega, et sul on tuju täitsa ära või? Kas sul on tuju täitsa ära või? Kõige parem ei ole hea. Sa ei pidanud seda ütlema, sa pidid ütlema, et sul on väga hea tunne. Vaata, mis palliga sa siin praegu kassu mängid. Libeda pehme palli. Ole vait! See on meie koduplats, on ju? Koduplats. Me teeme siin praegu Rakvere spordiplatsil, eks ole. Räägi, kuidas seis on punktidega nagu? Punktidega, mis olegi, 1-0 on? 2-0 mida? 2-0 on, jah. Teie juhivad. Põrendleb. Nagu koduvennad juhivad, vaata. Koduvennad. NGU. Ma ei tea, kes on äge koduvennad kaitsega. Kadrina karud. Kadrina karud, äge. Mitte kauaks. Nojah, nagu ta videost aru saiti, siis me mängisime poistega kossu, mina, Andri, Deniss ja Mikkel. Ja ehk siis Maria rääkis lihtsalt mingi random seinaga seal, sest probleem oli ammu lahendatud, eks ole. Täiega rõõmus on ju? Kindlasti. Saad sõnu? Ma tegin. Mina. Vaatame käsi. Raske töö, vaev. Näite enda käsi. Mees. Käed illis. Aga õues on valge, õues on soe. Mina olen T-särgiga. Tema on jõppega, tal on külm. Deniss on ilma ühe sääreta. Andri on roniilas. Oot. Kuhu? Kummale poole? Nahk on vaja. Ja filmi talle otse sinna, jah. See on see, mälet, kukkusin Toomemäest ja praegu kukkusin põlved. Põhimõtteliselt, ole kord siuke, et kõik said 5 miinust enne mind. Seepeale meie Tyrannosaurus Maria hakkas Denissile puid alla panema. Ei no mida, fuck it, Deniss, no. Ja lisaks pani ka mulle puid alla. Türo Rasmus lege silmad kuklasse, sest Mikkel näeb välja nagu ta reaalselt mõtleb 30 eri viisi, kuidas sind piinlema panna, mis on täielik laim, sest Mikkel ilmselgelt näitles Maria jaoks, sest Mikkel oli päriselus väga rõõmus, kui nii võib öelda. Siis me läksime autoga tagasi sõitu, eks ole, panin siin rahulikult 140-ga kuskil kohas, eks ole, ja saatsin Mariale ka pildi, et ainus vend, kes enam ei naerata, olen mina. Mis tõttu lõi tema ema instinkt uuesti välja ja ütles, et Mikkel on 10 aastat magamata, mis on täielik laim, sest mina ja Mikkel oleme täpselt sama kaua selleks hetkeks üleval olnud. Ehk ma ostsin endale ja Mikkelile kebabi praadi, eks ju.
selle peale, et Ave Mariat ma talle koostaksin, ma pikka vähe ei pea, kutsusin ta sinna, mille peale sõimas ta kedagi paksuks, sest ta ei täpsustanud, kes on ilgelt paks. Siis ta ütles, et väga hea, et ma nad bussile viisin hommikul, et tegin olukorra uuesti heaks, eks ole. Küsisin, sain respekti tagasi, vastas, said mu respekti tagasi. Mis oli huvitav ja siis sõimas mind tubliks poisiks. Praegu on õuest vaja, mul on tuba asju, ärge tähele pange. See on makaronisaated praegu. Aga põhimõtteliselt, muidu nagu video ise sai läbi. Selles suhtes, et trip oli nagu olemas. Tegime selle väikemäära trip, poisid tegid ära. Mina veel elasin seal vahega natuke edasi, et kes tahab nagu rohkem teada saada, mis juhtus, siis te ei saa. Või siis tahate nagu jooksvalt näha, mis juhtus, siis võite mind snapis jäädida, kes soovib, eks ole. Et kõik kontod asjad on Instagramis mul olemas. Aga lisaks siis sellele, et kuradi, oota, ma võtan väikse ampsu. No põhimõtteliselt, ma olin klaverit mängimas, eks ole. Klaveriõpetaja juures, eks ole. Kes ei teadnud, siis ma mängin veits klaverit nagu mingi 5 aasta äkki käib juba. No, see on siuke secret talent, väga paljud ei tea, vaata. Ja siis põhimõtteliselt panen sinna gruppi nagu meeldetuletuse. No meil on üks suur grupp, Tõnis mingi kogemata tegi kohe kammu ja see on mingi 2 aastat äkki vist juba kestnud. Aga siis ma sinna kirjutasin, et video tuleb reedel välja, seesama just te praegu vaatate, et see tuleb reedel välja ja oibla. See Ave Maria hakkas juba, no oivla. Vend hakkas niimoodi tulistama jälle. Ta oli nagu nii kettas, ma ei tea mille peale. Mulle tundus, et olukord on lahendatud, ilmselgelt vist ei ole. Mingi sisemine viha tal veel on. Aga selles suhtes mul on jumala pohvi, sest ta on mingi 2000 kilomeetri kaugus. Ei, rohkem ikka, 5 tonn ikka ja palju see Mehhiko on Eestist. Et jumala suva. Et ossa raisk, mu lõvi tuli ka. Tervist, et tervist soovite ka makaronisaatit. Perses ju. See on minu makaronisaat ära niimoodi. Ossa raisk. No nüüd on Iire Matt ka mingi makaronisaatit. Kuradi kuus, ma ütlen kurat. No, põmst. Nüüd on siuke lugu. Et vaatame. Ma nagu kõikid chatte teile siin ei hakka avaldama, mis meil seal grupis on. See on ikkagi privaatchat. Aga need, mis ma avaldasin, siis võtke seda nagu naljaga. Et ärge nagu võtke tõsiselt seda värki. Et see kõik on nagu nalja olukorras tehtud suht, et ärge kedagi heitige ja olge täitsad ja hoidke kõva ja ma ei tea, pange samas vaimus edasi või pange paremini. Et ei olegi midagi, tehke obe ja käige tööl. Olge tublid, davai savu.